Victorias üks mürgitas ära seentega õhtusöögil kõik inimesed. Kuidas sa üldse mõtled, et sa ei jää vahele? 3 inimest suri vist ära. Tema story oli vist see, et ta läks korjas seeni ja tema ei teadnud, et need on mürgised. Aga ise ei söönud neid või? Eri värvi taldrikud olid olnud. Oh my god, ma ei julgeks mitte kunagi enam mitte kellegi juures süüa, kui ma näeks, et minu taldrik on veits teistmoodi kui selle taldrik, kes süüa on teinud, vaata. Vahetame ära, tahad? Või ma ei tea, väga haige lihtsalt. On ja õige. Ja Hans shoppab meil kogu aeg Amazonis. Kogu aeg. No tihti. Ja no mina, kui midagi tellid, siis tellid Amazonist, vaata. No seda küll jah, aga mina kogu aeg ei shoppa. Ei, no kogu aeg mitte, jah. Mis ikka nad mehed tellivad, on ju, mingid leedribasid ja adapterid ja mingid träni, on ju. Ja siis... Vaat nii kaua on see träni, kui tal on vaja kuski. Hans, mul ei ole diivani juures telefonilaadijat. Pole probleemi. Ma toon. Tere tulemast kuulama ja vaatama Miks mitte podcasti järjekordset episoodi. Täna teeme jälle juba teada-tuntud formaati, ehk siis vaatame, mis inimesed kokku on keeranud või keegi teine inimene ja kas siis see esimene inimene reageerib üle. Ehk siis oleme jälle läinud avastama Redditi maailma huvitavaid lugusid ja vaatame, mis inimesed seal räägivad ja anname teile teada, mis meie sellest arvame. Jah, me oleme selle ma ei teagi, formaadiga või? Sellega me oleme saanud väga palju tagasisidet. Jah. Inimestele väga meeldib see. Just nii. Ja siis me mõtlesime, teeme veel. Absoluutselt ja meil endal on ka, nagu me ennegi oleme öelnud, siis vahelduse mõttes on tore, et ei ole ainult meie lood, on ka kellegi teised lood. Nii et... Ja asi, mis väga palju erinevad inimesed kirjutasid, aga üks mõte, mis kõlama jäi, oli siis see, et siit siis, mida me vist ise ka mainisime või mis see point oli, miks me tegime seda, oligi see, et siit võib-olla inimesed õpivad meid rohkem tundma. Ja, kui, meie väärtushinnangud. Jah, meie mõtteid või siit tekib inimestel võimalikult palju nagu rohkem sellist samastumist, et kas nad nõustuvad meiega või nad ei nõustu meiega või kui meil tekib siin lahkarvamus, kes on sinu poolel, kes on minu poolel, et siis kuidagi selline maailma pilti või maailmavaadet saab siit võib-olla rohkem kui see, et me räägime, et me trippisime vänniga ja siis me tegime seda ja toda. Yeah. Nii et seda siis tagasisidega väga palju jagati, et see inimestele meeldis. Just. Nii et teeme jälle, et päris iga nädal seda ei hakka tegema. Aga võib-olla korra kuus või midagi. Jah, iga natukese aja tagant on siuke mõnus lahe lõbus formaat, nii et ma ei teagi, ma ei mäleta absoluutselt, kes eelmine kord alustas lugemist, kas sa soovid alustada või ma alustan täna? Ma ei tea. No, Alustas. Ma siis alustan. Nii, mul on kohe siuke üpris lühike nii alustuseks, nii et saab kohe. Mulle küll saatsid mingi kilomeetri pikkused, ma nägin. No osad on pikad, osad on lühikesed. Nagu alati kiirelt ära, kui on esimest korda, kui kuulad, siis tegelikult juba 2 episoodi on seda üleval. Mine kuula, vaata paar episoodi tagasi. Ja kui need on ka kuulatud ja tahad veel kuulata, siis tegelikult meil boonusepisoodina on ka see detsembrikuu boonusepisood, nii et ja me ise ei ole neid kirju lugenud. Meie ei ole lugenud, mina olen lugenud pealkirjad läbi ja selle kaudu nagu siis valinud ja kõik lood on siis originaalis inglise keeles, nii et AI on need meie jaoks ära tõlkinud, ehk siis kui kuskil on natukene veider sõnastus või siis see on sellest. Aga nii, hakkame pihta. Kas see on rõve või ma reageerin üle? Leidsin oma partneri arvutist pildid, kus ta oli kasutanud AI lahti riietamise filtreid, et muuta minu naissoost pereliikmete fotod kleitidest ja või trenniriietest alasti piltideks. See hõlmab mu ema, mu õde, mu nõbusid. Mul on sellest väga vastik tunne, sest ta ütles, et see pole seksuaalne ja ta lihtsalt katsetab AI-ga. Aga kui see oleks nii süütu, siis ma ei saa aru, miks seda tehti salaja keset tööd ja miks mitte kasutada võõraste fotosid või oma enda pilte. Vaat selline lugu ongi. No väga veider. No see on väga veider ja see nagu ema ja kas ta ütles, et leidsin arvutist pildid, see tähendab, et ta salvestas need ära ja et see ei ole sul ChatGPT's mingisuguses aknas. Korra proovisid või mis iganes, et sa oled nagu läinud veel eraldi need ära salvestada. Ei, see on väga see on väga veider. See on väga veider. Ja täpselt ongi see, et
AI-ga saab igasugu huvitavaid ja lahedaid asju teha tänapäeval ja ongi huvitav katsetada erinevaid asju, ma nüüd ei räägi sellest, mis tema tegi, aga isegi kui tal oleks olnud huvi sihukest asja katsetada, siis jah, see inimeste valik on nüüd nagu väga kahtlane. Väga imelik, väga kahtlane. Ma ei, välja arvatud see üks vend siin ise, kes need pildid tegi, aga ma arvan, et seal keegi ei arva, et see ei ole kahtlane. Ega mul muud polegi öelda siia. See on veider. Rõve, kindlasti rõve. Jah. Kas ma olen paha inimene, et palusin oma naisel pärast veidra asja mis need veidrad asjad siia listi või? Ei, mul oli rõve asi, mul ei ole veider. Kas ma olen paha inimene, et palusin oma naisel pärast veidra asja avastamist mu kohvis minna mõneks ajaks ema juurde? Siin on see pealkiri on vähe kehvasti tõlgitud, et kas ma reageerin üle, kui ma palusin oma naisel oma ema juurde minna peale seda, kui ma avastasin, et ta pani midagi veidrat minu kohvi sisse. Okei. Nii, see oli see pealkiri pidi olema. Nii, mina olen 46-aastane mees, täiesti endast väljas ja vajan nõu. Kas läksin liiga kaugele? Minu naine 49-aastane ja mina oleme olnud abielus 4 aastat. Kokku 7 aastat on siis koos olnud. Ta on alati olnud nii hooliv, teeb igal hommikul mu kohvi ja meil on olnud hea elu koos. Inglise keel ei ole mu emakeel, ma räägin seda hästi, aga vahel on raske tundeid täpselt väljendada, nii et palun kannatust. Kuna ta räägib inglise keeles, originaalis. Viimased 2 nädalat olen pärast kohvi joomist end imelikult tundnud, peapööritus, iiveldus, vahel värisevad käed. Arvasin, et ehk tööstressist või midagi, mida sõin. Aga 2 päeva tagasi tulin varem koju ja nägin oma naist köögis tilgutamas mingit pulbrit väikses märgistamata topsikus minu kohvitassi. See ei olnud suhkur ega koor. See nägi kummaline välja, nagu ravim või hullem. Kui ta mind nägi, pistis ta topsiku taskusse ja ütles, et see on lihtsalt uus kohvisegu. Aga ta hääl värises ja ta ei vaadanud mul otsa. Issand jumal, kas see ainult mürgitab vaikselt seda meest või? No kui ta ütles ka, et tal pea käib ringi ja mingi... Issand. Tol õhtul küsisin rahulikult, mis see oli. Ta ütles, et see on looduslik toidulisand, et aidata mul end paremini tunda. Aga ta ei osanud öelda, mis see täpselt on või miks sellel silti pole. Ma ehmusin. Need sümptomid, mis mul on olnud, ei ole normaalsed ja ta pole kunagi varem midagi varjanud. Ütlesin talle, et vajan natuke aega mõtlemiseks ja palusin tal mõneks päevaks ema juurde minna. Ta läks endast välja, hakkas nutma ja ütles, et ma reageerin üle ja lõhun tema usaldust. Ta lahkus eile õhtul ja nüüd kirjutab mulle, ütleb, et see polnud midagi kahjulikku ja et ma teen sellest suure numbri. Issand, kui pikk, okei, nii. Ma hoidsin kopsikut alles, aga olen liiga närvis. Nii et ta sai ikkagi selle temalt kätte, nagu ma arusan. See on juba pool võitu. Aga olen liiga närvis, et seda testida. Ma armastan teda, ta on mu kõik, ta on mulle kõik. Aga ma kardan, et ta võib mu kohvi sisse midagi halba panna. Kas ma olen paha inimene, et palusin tal lahkuda? Ma ei saa magada ja kontrollin pidevalt ukselukke. Tunnen end paranoilisena oma enda kodus. Palun öelge, kas ma eksin siin? Ja nüüd siis tuleb uuendus. Kas me loeme uuendus ära või me räägime korra, mis selles... Räägime korra, muidu siin on nii palju infot. Minu jaoks on nagu mega veider see, et nagu kui sa oled nii paanikas juba, nagu veider lugu igatepidi, et miks ta paneb sul midagi kohvi sisse ja isegi kui see on mingi toidulisand või mingi asi, miks sa ei ütle, et kuule, ma proovin uut toidulisandit, on ju, panen seda kohvi sisse meile mõlemale, on ju, või mis iganes. Veider lugu igatepidi. Aga kui tal on see kopsik olemas, ma läks kohe testima seda. Nagu miks sa seda testima ei lähe või... Ma ei tea, äkki see on USAs, vaata. See on mingi crazy ühiskond seal. Ma ei tea, võib-olla sa ei saa minna, võib-olla pead mingi $1 million selle eest maksma, et sa saaksid testida. Saab, ja nii edasi. Et see, ma ei tea, vaata neid asju seal. Aga ma tean, et seal ei ole väga okei asjad, on ju. Et see süsteem, mis seal üles on ehitatud, võib vabalt olla see, et sa pead räigelt maksma selle eest, et midagi kuskil testida, on ju.
nojah, või ma ei tea. aga noh, mulle tundub, et ta ei ole isegi uurinud seda. Okei. Aga no me saame update'ist teada. Jah, absoluutselt läheks testima, aga mul nagu tekib küsimus, et mis mõttes sa paned kellegi kohvi sisse sa paned oma mehe kohvi sisse midagi, sa ei ole temaga seda läbi rääkinud, sa lihtsalt manustad talle mingit asja, ilma nagu, mingi hea looduslik pulber, hakkame kõik sööma, proovime koos mingi, ma ei tea, mis see meile teeb, on ja, et siis noh, sa räägid selle ju läbi, sa ütled, et kas sa tahad või et noh, või sa isegi, kui sa võib-olla ei taha, aga mina arvan, et see oleks hullult hea, noh, ma võin sind veenda, aga ma ei pane su kohvi sisse omavoliliselt salaja mingisuguseid asju, ehk siis see on mega esiteks see on juba nagu vahet pole, mida ta sinna kohvi sisse pani, see, et ta seda üldse niimoodi tegi salaja ei ole okei. Ja see, et sul on mingi kopsik, millel pole mitte midagi kirjas, ma saan aru, et see naine nagu otseselt väga ei põhjendanud seda, et see on lihtsalt nagu hea sulle. Ja just kui, et noh, vähemalt siis sellele mehele ei tunne, et see naine isegi ei tea, mis see on. Või noh, vähemalt ei suutnud siis öelda. Ja kas ta siis pani seda enda kohvi sisse ka? Ja vaat see oli mu teine point, et minu arust et ta ütles, et ma arvasin, et see võiks sinu jaoks hea olla. Et ta nagu ise siis seda ei võta või. Ja see, et sa tunned ennast veel halvasti, ma saan aru, kui ta oleks mingi hästi veel kuidagi tundnud ennast viimased päevad, aga see, et sa tunned veel ennast halvasti ja sa avastad, et ei, see, ma ei tea. Ei, selles mõttes ma ütlen, et ei reageerinud üle, et ma arvan see, et sa ütled, et palun lahku paariks päevaks, see on nagu täiesti loogiline ja fine. Ja noh, et uurida siis välja, et mis nüüd saab või no, et mis see siis oli, et kas ta nagu vaikselt mürgitas teda või mis see nagu eesmärk oli, ma ei tea. Isegi, noh, mulle tundub, et see ei saa olla normaalne asi, mida ta sinna pani, aga lõppkokkuvõttes ei ole vahet. Vahet ei ole. Ta pani seda salaja, see ei ole okei. Uuendus. Aitäh kõigile vastuste eest. Te aitasite mul pea selgemaks saada. Ma kõhklesin, aga helistasin 911. Ja nad ütlesid, et uurivad asja. Tunnen end iga päevaga halvemini. Uimane, nõrk ja kõht on endiselt korrast ära. Nii et lähen täna haiglasse kontrolli. Ta ei söö seda ja ta tunneb ennast iga päev halvemini. Ja no siis... Mu naine kirjutab pidevalt, palub tagasi tulla ja ütleb, et see on lihtsalt taimne energiatõuge, mille ta netist leidis, aga ta ei suuda ikka selgitada, miks ta seda varjas. Ütlesin talle, et jääks ema juurde, seni, kuni ma rohkem tean. Ma olen hirmul ja täiesti kurnatud, aga hoian teid kursis. Kui vastuse saan, aitäh, et panite mind tundma, et ma ei lähe hulluks. Veel üks uuendus. Hei kõigile, olen haiglas. Vabandust, et pole vahepeal kirjutanud. Ma ei tunne end praegu eriti hästi. Suur aitäh kõigi kommentaaride ja toetuse eest. Arstid tegid mõned testid ja ütlesid, et mu vereanalüüsides on midagi valesti, aga nad ei tea veel täpselt, mis. Oh my god. Nad saadavad proovid laborisse ja tulemused tulevad paari päeva pärast. Nad ütlesid, et pean siia jääma jälgimisele, sest mu sümptomid peapööritus, iiveldus, värisemine lähevad kiiresti hullemaks. Andsin selle topsiku politseile, kui nad varem läbi astusid ja nad testivad seda. Nad ei öelnud palju, aga nende tõsised näod hirmutasid mind. Appi kui creepy. No väga creepy ikka, noh. Mu naine helistab ja kirjutab pidevalt, nutab ja ütleb, kui kahju tal on ning et see on lihtsalt mingi taimne ravim. Sõbralt, et mind aidata. Oota, kas see enne internetist ei olnud või? Minu arust ütles, et ta netist, enne oli, et netist leidis ja nüüd on sõbralt järsku. Et mind aidata, mis osas üldse? Okei, loeme edasi, võib-olla saame teada. Aga ta keerutab endiselt kõrvale mu küsimusele. Miks ta seda varjas ja see ajab mu pea ringi käima. Ütlesin talle, et me ei saa rääkida enne, kui ma siit välja saan ja tean, mis toimub. Ta on ema juures, aga ta sõnumid on nii paanilised, et see murrab mu südame. Ma armastan teda, aga ma ei tea, kas suudan teda kunagi enam usaldada. Olen kinni selles haiglavoodis ja tunnen end nii üksikuna. Hoian teid kursis, kui kuulen midagi laborist või politseilt. Okei, me ei saa siit edasi minna, kui sa ei vaata, kas seal on nagu veel update'i, sest viimati ta on haiglas ja me ei tea ikkagi, mis seal oli. See ei ole normaalne ju. No nii. Nii et ikkagi äkki see naine on nagu mega paanikas, et see kõik tuleb välja vaata. Et ta üritaski äkki teda kuidagi vaikselt mürgitada, on ju, äkki kuidagi niimoodi, et see ei tuleks välja, et teda on mürgitatud, et manustab kogu aeg mingit värki, ma ei tea, kuidas see käib, on ju,
aga nagu, ja siis ta jäi vahele ja nüüd ta kardab, et ta läheb vangi, sellepärast, et kui ta on politseis ja haiglas, siis see tuleb ju välja. Ja sellepärast see naine on paanikas, mitte sellepärast, et ta nii väga seda meest armastab ja sorry, et ma sulle midagi panin, nagu, et sind aidata. Ei, siin rohkem ei ole midagi. Nii et ei tea, võimalik, et on surnud või mina ei tea. Issand Ans. Vabandust. Ma ei tea, rohkem ei ole midagi siin. Millal see postitus tehtud on? 6 kuud tagasi. Ja miks ta ei ole update'i teinud? No ei tea. Ei tea, võimalik tead, äkki on uurimisel, vaata, siis ei tohi ju jagada mingeid asju. Kas ta võiks kirjutada seda? Jättis niimoodi rippuma meid siia. Okei, ühesõnaga tegi kõik täpselt nii, nagu tegema peaks ja. Jah, noh, ma ei tea siis. Ei ole nagu midagi jälle kaasa rääkida. Ei ole otseselt jah, et no see on veider. Lugu ei klappinud ja talgus oli internetist ja siis oli nii, et jah, väga kahtlane. Ei, siin ei olnud ülereageerimist ei olnud kindlasti, et no see oli igatepidi väga kahtlane värk. Väga aus, et ta ikkagi läks politseisse ja kõik see, aga see ongi, ma saan aru, et nagu inimesed ütlesid talle, et ta peab minema ja siis ta läks, sest see tuli nagu uuendusest välja. No võt, lähme edasi. Selline, ei teagi, mis nüüd sai. Selline lugu, eks ole. Nii. See oli mu esimene lugu, või? See oli nii pikk. See oli su esimene lugu, jah. Nii. Võiks nüüd midagi, siin on kuidagi liiga tõsine oli see, võiks midagi nagu lõbusat tulla. Nii, kas ma reageerin üle? Mu eks-naine ja tema uus mees tegid oma perekonna nimeks minu terve kuradi täisnime. Seda ei anna isegi välja mõelda. Olin kunagi abielus. Mu eks-naine keeras kõik täiesti pekki, pettes mind ühe mu kõige lähedasema sõbraga. See reetmine murdis mind, aga okei, ma ehitasin end uuesti üles. Ta jättis pärast lahutust endale mu perekonna nime. Imelik, aga lasin seal minna. Kiirelt edasi, ta abielub selle tüübiga, kellega ta mind pettis. Fine, lõpp, tore neile, aga siit läheb asi täiesti lappama. Tema uue mehe perekonna nimi on sama, mis minu eesnimi. Nii et kui nad nimed sidekriipsuga kokku panid, on nende uus uhke abielu nimi nüüd minu terve kuradi juriidiline nimi. Kujutage ette, et su nimi on David Carter. Tüüp, kellega ta sind petab, on John David. Nad abielluvad, ühendavad nimed ja teatavad uhkelt, et nad on nüüd härra ja proua David Carter, mis on sõna otseses mõttes sinu nimi. Nad on Facebookis, naeratavad, postitavad uue ametliku härra proua David Carteri terviseks. Samal ajal vaatan mina oma telefoni ja mõtlen, püha persse, mu eks-naine ja tema armuke brändisid end just juriidiliselt minuks. Ja ei, mu nimi ei ole tavaline. Inimesed näevad seda ja arvavad, et see olen mina. Nii et öelge mulle, kas ma olen siin täiesti lolliks minemas või on see sama perses, nagu see tundub? No see on, jah, on, aga jällegi ma ei tea, mida sa teha saad seal. Ma alguses olin nagu nii segaduses, kui ma seda pealkirja lugesin, ja, sest et ma ei saanud aru, kuidas võimalik on, jah. Noh, et mina kujutasingi ette, et noh, et su nimi on, noh, et on, mina ei tea, Toomas Pall on ju, ja siis inimesed panid oma perekonna nimeks Toomas Pall, aga okei. Et jah, et siis selle uue mehe perekonna nimi on tema eesnimi. Väga veider ju. Mõtle, kui su eksi, et mul on mingi eks ja siis tema perekonna nimi on Hans Hansson. Ja see on mega veider. Et kas sa tahaksid, et sinu... Ei no jah, muidugi see, nagu mõtlen selle mehe poolest, muidugi ma ei taha, muidugi see on nagu, see ei ole normaalne, see on nagu what the fuck, aga ma ei tea, mul ei teki ta ei saa midagi teha. Ei, tema ei saa midagi teha. Aga kõige veidram selle asja juures on see, et miks nad nii tegid või no, nagu, et miks sina tahad panna oma eksi nime endale perekonna nimeks. Jah, et nagu kui sa saad aru, et noh, sinul on esimesest abielus veel eksi perekonnanimi ja sinu uue kaaslase perekonnanimi on eksi eesnimi, eks ole, ja noh, ja sa veel ei pane nagu, okei, tahad need liita kokku, on ju, pane teistpidi vähemalt, on ju, et ei ole eesnimi perekonnanimi. Aga
miks sa siis lihtsalt seda uut, no okei, ma tean, noh, selles võib-olla nüüd mu mehena on lihtne öelda bla, on ju. Mida? Aga miks see naine lihtsalt ei võtnud oma uue mehe perekonna nime? Aga noh, ma saan aru, võib-olla on seal karjäär, võib-olla mingid asjad on ju. Et miks nad liitsid nimed kokku? Mis nad siis tegema oleks või mis asja? Lihtsalt uue mehe perekonna abielluvad. Mis karjäär või mis, et selle naisel on äkki karjäär selle nimega tehtud? Ja siis tahtis, et see nimi jääks alles. Ja. See on nagu, mis ma näen, aga no see on nagu nii ajuvaba, et sa tahaksid, et sinu nagu reaalselt su eksi nimi on sinu perekonna nimi. Täisnimi. Ei, jällegi väga haige, ma ei tea. Ega noh, jah. Et jah, ei see on nagu... Jah, nagu ma ütlesin, kui ma lugesin see pealkirja, ma isegi ei saanud aru, et kuidas see saab olla võimalik. Aga noh, kui ta niimoodi seletas, siis on nagu täitsa loogiline. Aga jah, veider. Inimesed on ikka nii veiderad. On jah. Nii veiderad. Noh, kui me nüüd sellele mõtleme nagu sellised asjad inimesed veiderad, et siis on ju loogiline, et inimestele meeldivad ka erinevad asjad, nagu me siin iga episood räägime, vaata. Jah, ja keegi paneb tilgat kuhugi joogi sisse. Jah, nii. Kui siin Austraalias oli just, noh, mitte just, aga mõned kuud tagasi või isegi pool aastat tagasi ju, kas Victorias oli see või? See oli Victorias, jah. Victorias üks naine või? Mürgitas ära seentega õhtusöögil kõik inimesed. Jah, välja arvatud iseennast. Nagu, kuidas sa üldse nagu ei tule, nagu, kuidas üldse mõtled, et sa ei jää vahele? Ja seal oli veel nagu, ma ei mäleta täpselt, ma ei ole nagu seda uurinud, aga seal oligi see, et 3 inimest suri vist ära. Jah, no seal oli ikka, ei, seal ei olnud, et ta mürgitas 1 inimese ära, minu meelest isegi võis rohkem neid olla. Võimalik. Isegi 4-5, ma ei tea. Jällegi, räägime sükest, mida enam-vähem mäletan, on ju. Et reaalselt, noh, see, et sa mingi aussis käid seeni korjamas või kuskilt see, noh, see, me ei ole Eestis, nagu Eestis sa võid marju ja seeni korjata, siin ei, sa ei käi mingit seeni, kus sa saad neid üldse vaata. Siin on ikka vähe, jah. Ja sa teed õhtusöögi, kutsud kõik õhtusöögile ja mürgitad nad ära ja ise ennast ei mürgita. Mida sa mõtled üldse? Tema story oli vist see, et ta läks korjas seeni ja tema ei teadnud, et need on mürgised. Aga ise ei söönud neid või? No, ma ei tea, jah. Mina olen ma ei tea ka nüüd, kas need olid linnakõlakad või see oli teema, aga taldrikud olid ka olnud eri värvides. Eri värvi taldrikud olid olnud ja noh, oli seal mingisugune... Et sassi läheks, vaata, äkki mürgitad ennast kogemata ära. Mingi otsingu ajalugu oli ka olnud, mis seened on, nii et väga kahtlane, aga kui ma nüüd õigesti siis mõisteti süüdi ikkagi ja vangis praegu. Ja, no mis variant seal üldse on? Minu meelest võimalik, et oli isegi rohkem inimesi, aga et ta ei mürgitanud siis kindel, et ainult endal ellu jättis või? Mina ei mäleta. Ma ei tea, igal juhul ma tean, et mingi taldriku teema oli. Minu arust surid kõik inimesed ära. Peale tema. Minu arust oli 4 inimest oli õhtusöögil ja 3 surid ära. Need kõik peale tema surid ära. No ja siis... Ja tema juures oli õhtusöök. Oh my god, ma ei julgeks mitte kunagi enam mitte kellegi juures süüa, kui ma näeks, et minu taldrik on veits teistmoodi kui selle taldrik, kes süüa on teinud, vaata. Et nagu vahetame ära, tahad või ma ei tea, väga haige lihtsalt. On ja haige. Nii. No nii. Kas ma reageerisin üle, et lahkusin oma tüdruksõbra pere õhtusöögilt pärast seda, mida tema isa ütles? Pere, ämma, äia teemad. Mis oleks prille vaja, aga ma prillid autos vist. Keegi kehva lugeda. Nii. Seal zoomida ei saa nagu, et läheb tekst suuremaks. Ei saa, jah. Mu tüdruksõber, 27-aastane, kutsus mind, mina siis 28-aastane mees. Meie vanused. Jah, pereõhtusöögile. Et ma lõpuks, et ma lõpuks tema vanematega kohtuksin. Oleme koos olnud peaaegu aasta, nii et ma tahtsin jätta hea mulje. Õhtusöök algas täiesti normaalselt. Siis hakkas tema isa küsima minu töö kohta. Töötan IT-s ja kuigi see maksab hästi, pole see mingi eriti kõrges staatusega amet. Pärast paari küsimust ta muigas ütles, nii et see põhimõtteliselt lihtsalt istud terve päeva arvuti taga. Mitte just selline mees, keda ma oma tütrele kujutasin. Okei. Ma nii tahaks nagu vahele mingeid asju. Ma ikkagi ütlen, sellepärast, et nagu pärast mul lähevad need asjad meelest ära. Ma ei ole sellest mitte kunagi aru saanud. Sellest ämma, äia, sellest mingi mina oma tütrele, mina oma pojale tahtsin sellist inimest. Ma ei ole sellest mitte kunagi aru saanud. Ma ei tea, kas see on nagu nii,
sest me oleme eestlased, meil nagu ei ole nii, ma arvan, Meil et on meil ei kindlasti ole vähem nii seda, väga jah. seda, aga kui sa vaata mingit reality show'sid või kas või see, mis see Bachelor on, vaata, Austraalias on ju, siis siin on ka, kuidas need vanemad nagu ikka mingi, no ma ei tea, mis sina ikka seal teed ja too ja ma ei tea, kas ta ikka mulle meeldib ja et see ei ole ainult saates niimoodi, vaid päriselt nagu see on mingi teema, et umbes ema ja isa peavad, esiteks see, et ema ja isa peavad heaks kiitma. Et kas see ei peaks käima nii, et mina valin omale kaaslase ja minu vanemad tahavad, et mina oleksin õnnelik ja nad on ju minu üle õnnelikud Jaa. ja nad usaldavad mind kui täiskasvanu normaalselt inimest, et ma oskan ise omale kaaslast valida. Ja niimoodi see peaks käima või nagu minu meelest see käib nii, aga ma saan aru, et kultuurid on erinevad on ja nii edasi, aga et siis väga palju on siis ikkagi seda, et umbes, et ma ei tea, sinu amet ei sobi minu tütre kaaslaseks, vaata. Ma ei tea jah, eks see on kindlasti mingid teised kultuuriruumid ja Jah, teised mingid see on asjad. nagu teine, et jah. noh, me eile vaatasime mingisugust seda Korea saadet ka, kus pannakse põhimõtteliselt 3-aastane laps pannakse lasteaiarühma või lasteaeda, kus siis tulevad arstid. Et sa tahad, et sinu lapsest saaks arst, 3 aastat otsustad oma lapse siis saatuse. 3-aastaselt paned ta lasteaeda, kus on tulevased arstid. Aga kui su laps on ülihea viiulimängija, mis siis saab? Ei, arst, no seda arst oled, noh. Jah. Et ja ma saan aru, et seal on kultuuriline taust, aga jah, Aga tegelikult see ongi, veider. ega siin ei olegi midagi Mina ei öelda. ole ka sellest nagu kunagi aru saanud. Et kas siis armastad vähem seda inimest, et nüüd lähme lahku, minu issi ja emme, sa ei meeldi neile või nagu? Kindlasti on süksid inimesi ka, kes lähevad lahku sellise asja peale, aga ise ei ole kunagi kokku puutunud, ise ei ole ka selles mõttes, võib-olla sul on õigus, et Eestis meil seda ei ole. Kindlasti on mingid inimesed, kes on mingi on süksid inimesi ka Eestis kindlasti. Aga mina ei ole isiklikult kunagi kokku puutunud ja ei tea ka, et keegi sõber või keegi oleks rääkinud mulle, et midagi sellist. Nii et võimalik, tavaliselt ikkagi saadakse nagu läbi ja kui nagu tutvustatakse, siis ei ole mingit sükest asjad. Ei tea, kas sina sobid minu võib-olla eestlased on sükest ka, hoiavad tagasi. Ja see võib olla üks. Ja siis pärast õhtusööki lähed ära, siis ütleb seal naisele, et oi, see ei ole ikka meie tütrekesele, see mees ei sobina. Aga sa ei ütle seda. No kindlasti, eks jällegi igal pool on igasugu inimesi. No just. Aga ma lihtsalt mõtlen, et minu point on see, et mina ei ole sellest mitte kunagi aru saanud, aga ma saan aru, et selles mõttes saan aru, et seal on kultuuriline taust, kultuurilised erinevused, uskumused ja nii edasi. Aga nagu ma ei mõista seda selles mõttes, et nagu inimene teeb oma valiku ise ja su vanemad tahavad, et sa oled õnnelik ja kui mina olen õnnelik selle mehega, siis oleks ju tore, kui vanemad aktsepteerivad või võtavad vastu teda ilusti ja toredasti, sest vastasel juhul põhimõtteliselt võib juhtuda see, et su tütar ei hakka sul külas käima ja sa ei suhtle, suhted jäävad katki, et nagu sa erandeid on alati loomulikult, aga suures pildis, et sellisel juhul, et ma ei tea, istub arvutis, mis sinu asi on? Mina ütleme, minul nii ei ole, on ju, aga mina valiksin kaaslase kui vanemad siis tol hetkel. Et nagu ma ei aksepteeriks seda käitumist nii-öelda. Ja seal ongi see, et sa ei vali kaaslast inimesena vanemate asemel, vaid see käitumine või see nagu point seal taga, et miks sa ei aksepteeri minu otsust, et nagu ma olen iseseisev inimene ja ma teen oma otsused ise ja mina armastan seda inimest, et nagu ja nagu siin on ka, et inimesed on juba 27-28 on ju, et ala veel mingi, oled seal mingi 16 ja siis on, ma ei tea, linna peal mingi peika joob ja laberdab, siis vanematele ei meeldi, võib olla veel saan aru, on ju sellest mingist asjast, aga 27-28. Lõppkokkuvõttes sõnaõigust neil ikkagi ei ole suures pildis. No just. Sellepärast, et sellega nad võivad rikkuda ära oma suhted oma lapsega, nad võivad nõu anda, nad võivad öelda, et näed, käib ja laberdab kuskil ringi, on ju, väga ei meeldi, aga eks kõik peavad ise oma õppetunnid lõpuks kätte saama. Just nii. Nii, ütle siis, et siuke mees oledki, istud seal arvuti taga. Nii, et ma siis selle lõpu loen uuesti. Nii, et see põhimõtteliselt lihtsalt istud terve päeva arvuti taga, mitte just selline mees, keda ma oma tütrele ette kujutasin. Kõik naersid kuidagi ebamugavalt. Püüdsin naljaga asja siluda, aga siis lisas ta.
võib-olla ühel päeval saad endale päris töö, et saaksid ka päriselt perekonda üleval pidada. Mul vajus kõht täiesti ära. Okei. Mu tüdruksõber ütles lihtsalt issi, aga rohkem ta mind ei kaitsnud. Vabandasin vaikselt, ütlesin, et ei tunne end hästi ja lahkusin. Hiljem samal õhtul kirjutas mu tüdruksõber, et ma tegin talle piinlikkust, kui ma minema kõndisin ja et ma oleksin pidanud lihtsalt laskma sel minna, sest tema isa ainult naljatas. Ausalt öeldes tunnen, et end lugupidamatult kohelduna ja ei arva, et reageerisin üle, aga nüüd käitub ta külmalt ja ütleb, et ma võlgnen tema perele vabanduse. Reddit, kas ma reageerisin üle, et lahkusin? Ei reageerinud üle. Ma oleks seda täpselt samamoodi teinud ja ma oleks nagu öelnud ka midagi. Võt, mina just tahtsin öelda, et väga väärikas. Jaa, aga ma räägin, et mina oleks öelnud. Et väga väärikas ja et põhimõtteliselt ikkagi seal oli ka, et esimest korda kohtus on ju, et võõrad inimesed tema jaoks, et nemad käitusid nagu nõmedalt. Et see on nagu, mina alati nagu väga hindan seda, kui inimesed suudavad säilitada klassi sellises olukorras. Jaa, absoluutselt. Et mina... ei väga õigesti käitud. Jah, et ongi, et nagu see, jah, selles mõttes, kui sa istud tõesti nagu võõrad inimesed pereringis, no sa ei hakka seal nagu vastu lahmima, vaata. Ja ma ei mõtle, et ma oleks seda teinud, vaid mul olekski, et vabandust, ma su standarditele ei vasta. Ma ei tea täpselt, on ju, aga ma arvan, ma oleks midagi sellist öelnud, et sorry, et ma su standarditele ei vasta ja ma ei tunne siin ennast hästi, ma täna lahkun ja ma oleks nagu ka ära läinud, aga ma ei oleks suutnud nii elegantselt seda teha, et ma lihtsalt mingi vabandust, mul halb olla ja lähed ära, vaata. Aga nagu sellises olukorras ongi see, et nagu seal on ju tiim üks pere ja siis see sina nii-öelda uus tulnukas, kes sa tuled, siis kes nagu see tüdruk oleks pidanud selle seal seisma oma nagu kaaslase eest, et tema tõi selle kaaslase sinna, ehk siis see tüdruk hostib teda tegelikult, ehk siis see tüdruk oleks pidanud seisma selle eest, aga võimalik tüdruk ei julge ka isale vastu öelda või isa teeb nalja, ma ei tea, mis nali see siuke on, et sa teed maha inimest. Üldse ei kannata seda, et nagu, et minu arust on maailmas üldse, meil on liiga palju taluvust nende inimeste kohta, kes teevad seda nalja, kes nüüd kuulab podcastis, ma teen neid õhujutumärke ka, eks ole, et kui palju on neid inimesi, ta ongi natuke selline, ta teebki lihtsalt nalja, vaata, mida see siis nagu, mis õigus temal nüüd järsku on siin, et kõik teised inimesed, me käitume viisakalt, me räägime normaalselt, me suhtleme inimestega normaalselt ja siis meil on siin üks vend, kes teeb nalja oma arust, on ju. Ja siis, kui sa vastu ütled või teed ka nalja, siis on halvasti, aga et nagu ma käitun nii, nagu ma tahan minuga käitutakse, on ju, et kui sa teed nalja, teed kogu aeg siukseid nõmedad nalju, kuidas sa teisi maha surud, miks ma ei või sama teha siis sinuga, vaata, et ja samas sellel ei ole pointi, sellel ei ole mõtet, ma ei viitsiks seda mingit mängu mängida, et ma nüüd ütlen vastu ja mida iganes, et nagu ma ka eemalduks ikkagi sealt. Küsid, et millega sa tegeled ja siis vastab, et ei vat, sellist äia ma küll ette ei kujutanud. Et ei ole mõtet ja mina võib-olla oleks nagu selles loos kõige rohkem pettunud selle tüdruku peale, et nagu selles mõttes, et meie nagu sugulased on nagu nad on, me ei saa nagu seda valida, on ju, et me saame valida, kui palju me nendega suhtleme, me oleme sellest eelnevalt rääkinud ka, on ju, ma arvan ka reageerimisvideodes just, et nagu kui keegi käitub kogu aeg kellegiga halvasti, siis ei ole vahet, kas ta on sugulane või mitte, siis selle inimesega ei pea minu arvates suhtlema ja nii lihtsalt on ja loomulikult nagu me oleme maininud, et nii palju täiskasvanud inimesed me oleme, et suudame seal, ma ei tea, vanaema sünnipäeval kokku tulla ja olla viisakad, on ju, aga suures pildis. Siis sellega on nagu sama, et ma saan aru, et meie sugulased ja inimesed, kes teeb neid mingeid veidreid nalju, kes võib-olla joob rohkem, kui peaks mingil üritusel ja nii edasi. Ja see on nagu fine selles mõttes, et nagu et me oleme sellel ühisel üritusel siin ära, saame need asjad tehtud, aga kui sa reaalselt tunned, et nüüd siis tema ongi see, kes rohkem joob ja hakkab mingeid nõmedaid nalju asju tegema, et sa ikkagi seisaksid selle eest, et kui jõuab see hetk kätte, siis sa nagu seisad selle eest, et aitab, et nagu aitab praegu vaata, et seda ei ole vaja ja mis iganes vaata või lähebki koos ära või kuidagi.
jah, et ma saan aru lõppkokkuvõttes, et selliseid asju on, sa ei saa kontrollida, mida su isa ütleb või mis iganes, aga sa saad kontrollida seda, kuidas sina käitud, ehk siis sa seisad selle eest ikkagi. Ja sa seisad selle eest või isegi, mina ei tea, mis seal see pere dünaamika on, võib-olla sa ei taha seal öelda, mis iganes on ju, võiks, sellepärast sina tõid selle inimese enda koju või oma vanemate juurde. Aga siis vähemalt see, et sa nüüd võlgned mingi vabanduse ja sa tekitasid piinliku olukorra, et see nii-öelda õhtul see olukorra lahendus oli ka nagu nii vale, et nagu ma pigem nagu vabandust, sorry, et ma ka midagi ei osanud öelda. Ma ei tea, ma oleks pidanud midagi ütlema. See oleks pidanud niimoodi lõppema. Just, et see oli nagu ka nii valesti lahendatud selle tüdruku poolt, nii et ei, lõppkokkuvõttes nagu mina ütlen, väga väärikalt lahendatud situatsioon. Siin ütleme nii-öelda informatsiooni meil piisavalt ei ole, et kuidas siin situatsioonist edasi liikuda on ju, et mis see kui see tüdruk jääbki arvama, et sa peaksid minema vabandama ja siis ma ei tea, kui palju sellest ja mis piinlik nagu, las ta olla, oleks võinud maha vaikida. See, kui keegi siin lauas maha tambib lihtsalt lampi. Ei, miks peaks keegi taluma seda? Ei. Nii et ei, väga, väga elegantne reageering, ma ütleks, kindlasti mitte ülereageering. Lähme edasi. Kas ma reageerisin üle, et mu poissõber andis mu emale kleidi, mida ma oma sünnipäevaks tahtsin? Tema emale siis, jah? Tüdruku emale siis vist. Mina, 23 naisterahvas, olen käinud oma poissõbraga, 26-aastane meesterahvas, 3 aastat. Umbes 2 kuud tagasi olime poes ja nägin ühte tõeliselt imelist kleiti, mis oli minu jaoks lihtsalt täiuslik ja veel minu lemmikvärvi. Ta vaatas kleiti ja ütles, et see on ilus, aga see oli üsna kallis, $200. Nii et me ei ostnud seda. Järgnevatel nädalatel rääkisin talle pidevalt sellest kleidist ja sellest, kuidas ma ei suuda lõpetada mõtlemist, kui ilus see oli ja lootsin, et ühel päeval saan raha kokku, et see endale osta, sest oleme viimasel ajal natukene eelarvet jälginud. Ta kuulis minult sellest kleidist kogu aeg ja rääkis, kui hästi see tema arvates mulle sobiks. Eile oli mu sünnipäev ja tegime väikese koosviibimise mõlema pereliikmetega. Aga kui tema ema meie majja saabus, tema ema ikka. Ikkagi tema ema. Kui tema ema meie majja saabus, oli tal seljas täpselt seesama kleit täpselt samas värvis. Ma olin sõna otseses mõttes jahmunud. Arvasin, et mu poissõber pidi talle sellest rääkinud olema ja ema läks ise seda ostma, aga nii see polnud. Üllatunult ütlesin, issand, see on ju täpselt see kleit, mida ma olen kuid taga igatsenud. Ja tema vastas, päriselt, Zein, ehk siis tema poissõber, kinkis selle mulle eelmisel kuul. Ma olin šokeeritud ja segaduses. Veel rohkem siis, kui mu poissõber andis mulle oma sünnipäeva kingi ja see oli $50 Sephora kinkekaart. Kas see Sephora on mingi see ehtevärk või? Ei, seal Make. Make lõhnad, fancy. Okay. Nii et ema sai pood, kus kõik naised tahavad käia põhimõtteliselt. Yeah. Et see ei ole nagu mingi suvaline kosmeetika pood, seal on nagu väga palju erinevaid. Aga võrdluses, eks ole. Ülejäänud õhtu istusin vaikselt nurgas täiesti segaduses. Tundsin end haiget saanuna ja mu pea oli täis küsimusi, mis üldse toimub. Mu poissõber ja kõik teised olid terve õhtu õnnelikud ega saanud midagi aru ja ma ei tahtnud tuju rikkuda, nii et püüdsin nägu teha, nagu kõik oleks korras. Aga ma ei suuda raputada tunnet, et mul on väga haiget tehtud. Osa minust tunneb, et ehk reageerin üle ja käitun ära helitatult või õigustatult. Kas ma olen? Lihtsalt tahan teada, kas ma peaksin rahunema ja mitte selle pärast solvuma. Siin on üks uuendus ka, või 2 uuendust isegi. Ära veel loe uuendust. Brenda, sina kui naiste rahvas. No siin on nagu oluline, et ma räägiks natukene võib-olla tausta ka, ma ei tea. No ühesõnaga ma ütlen lühidalt ja kiirelt selle kohta seda, et minu meelest on see mega veider, nagu täna kõik need lood on ju. Täna on veider episood. Ja üldse mitte sellega, mis see mingi rahaline väärtus või asi oli. Et kui nagu mina jätaks kohe need summad kõrvale, aga ma saan aru, et see oli kleit, mida ta ei saanud endale ju niimoodi lubada, et ma täna lähen ja ostan. Ja minu arust veel see mees ütles, et on kallis. Jah. Ehk siis, ja kuna nad eelarvestavad, et neil on ühine raha, no me ei tea seda tegelikult. Me ei tea, aga... Võib-olla lihtsalt, kuna neil on, ma ei tea, eelarvestamine, äkki mees kuidagi, võib-olla praegu veits kallis, lihtsalt andis nõu, ma ei tea.
ja samas ma arvan, et neil ei ole ühine rahakott, sest just nagu kuna ta ikkagi need summad veits välja tõi ja see, et see 50-taalane Sephora kinkekaart, et nagu kui sul on ühine rahakott, siis kas sa kingid mulle $300 või $50, noh mis vahet seal on veel ühine rahakott, vaata. No okei, tõsi, siis võib olla ikkagi. Et sul ei ole mõtet kinkida üksteisele ju kinkekaart, mis on põhimõtteliselt raha, et sa annad raha, mis sa võtad meie ühiselt pangakontolt, sellel ei ole point. Mingil määral on sellel point. Et sa nagu, noh näiteks, et sa oled mõelnud, et sa saad siin, no mingi spaasse minna näiteks massaaži. Sa kunagi ei ole nõus massaaži eest maksma, aga mina panin raha kõrvale see massaaži jaoks, mine tee. Jaa, okei. Nii et selles mõttes nagu on. Jaa, nõus. Nii, rahalised väärtused jätame kõrvale. Rahalised väärtused jätame kõrvale, on ju. Et minu jaoks seal, noh, selles mõttes pole vahet, on ju, kuigi see on natuke veider ikka. Aga et kui me jätame selle kõrvale, et üks oli kallim, teine odavam, mis iganes, siis see lihtsalt see mõte, et see mees ju ka nagu rääkis samal ajal, jaa, see on nii ilus ja see sobiks sulle nii hästi ja bla, 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 et see ei olnud nagu, et talle ei meeldinud see kleit või midagi sellist. Ja sa lähed ja ostad selle kleidi oma emale, kes tuleb sinu naise sünnipäevale. Nii nõme, nagu nii, ma oleks nii nagu solvunud, täpselt ma oleks solvunud ja see olekski nagu jällegi seal see kleit kleidiks ja kõik need asjad nendeks, aga see mõte lihtsalt. Jah, et sul ei ole ka seda, et mis mingitel naistel võib olla, vähemalt nii palju, kui ma tean, või lükka ümber või ütle, kuidas see on, et nagu kui see poeg ei oleks kinkinud seda, et see, et sellel naisel oleks sama kleit olnud, see ei oleks olnud probleem. Ei. Ei, no osadel naistel on see, ma arvan, et see on mingi tiinekate teema. See on tiinek. Ei, aga ma arvan, et ikka mingitel naistel vist on see teema, et nüüd ma ei saa seda osta, et ta ostis, siis ma nagu ahviks teda. Ma arvan, et see on rohkem tiinekate teema, et sa nagu, sa ei ole nii nagu, et riided ei määratle sind suures pildis, aga tiinekana võib-olla natuke rohkem vaata, määratlevad riided sind ja võib-olla ongi see, et sa ei ongi võib-olla oled siukses ebakindlas ajas ja siis see, et nagu keegi ostab samasuguse kleidi ja siis me oleme sinna peole, siis me oleme samasugused välja, pärast keegi ütleb ka veel, et me oleme samasugused issand, vaata. Et ma arvan, et see on rohkem siuke tiinekate teema, aga jällegi kindlasti on neid praegu ka nagu, kellel on mingi, miks ta ostis sama kleidi, eriti kui inimene, kes sulle ei meeldi, vaata. No siis võib-olla oleks, et tahaks temaga sama kleidiga käia, on ju. Aga mina lihtsalt nii et saaks väga solvunud. Mina oleks solvunud ja üldse mitte selle materiaalse poole pealt, vaid see nagu mõte lihtsalt ei mahu mulle pähe, et ma ei saaks ka sellest eesmärgist aru, et kuidas ta üldse tuli kuidas sa tulid selle peale, et see kleit, millest ma iga päev räägin, mõtlen, koos sinuga vaatasin, et sa lähed ja ostad selle enda emale. Nagu, et vaata, oli veel elevil, oli mingi issand, sul on sama kleit, mida ma nii väga tahtsin, on ju. Et ma ainult sellest kleidist mõtlen ja siis tuleb välja, et sinu mees, kes teadis kogu seda lugu, käis ja ostis selle kleidi. Miks ta siis mulle seda kleiti ei ostnud sünnipäeva kingiks? Ja. Aga nagu isegi see, et nagu suva, et ta mulle seda ei ostnud, see, et ta selle oma emale ostis, on minu meelest kõige hullem asi üldse. Jah. Ei no see on igatepidi, ma ei oska ka nagu nii isegi, veider. Ma ei oska midagi öelda isegi selles osas, et nagu see on igatepidi nii veider, et ma mõtlesin veel, et oleks nad olnud nagu kolmekesi seal poes, esimene nagu mõlemale meeldis, on ju, veel midagi, aga nii palju kui tundub, siis see naine isegi ei teadnud midagi sellest kleidist, see ema on ja no seda ei saa aru. Ma loodan, et uuenduses on midagi, et on ta rääkinud ka siis oma selle kaaslasega, et mina... Ma tahan väga teada, mis... Mina arvan ka, et on nagu täiesti õigus olla solvunud. Õigus on alati olla solvunud. No jah, okei. Aga et veider. Ma veel mõtlen seda, et vaata, mina olen alati nagu... Loomulikult mulle meeldivad ilusad asjad ja kellele ei meeldiks ja nagu meil on vaja mingisuguseid asju ja riideid ja bla bla bla, on ju. Yeah. Ja kellele ei meeldiks, kõigile meeldivad ilusad asjad ja mida iganes. Aga nagu mina olen alati öelnud ka enda kaaslastele ja üldse ongi see, et materiaalsed asjad on väga toredad, aga kui me räägime reaalselt, et kui sa tahad mulle midagi väga teha,
siis mulle nagu minu jaoks alati loeb rohkem see kvaliteetaeg kui see, et sa tood mulle, ma ei tea, kuldketi või uue, ma ei tea, telefoni või ratta või noh, mis iganes asju, on ju, mis on ka väga toredad, et see mõte lihtsalt jällegi, et ma ei tea, mul on väga-väga vaja uut telefoni, aga ma ei osta seda, sest ma viitsi sellega tegeleda, mingi bla bla bla. Ja sa oled, noh, telefon võib-olla liiga suur võrdlus, on ju. Noh, näide. Ripsmeduš. Mul on üks kinder ripsmeduš, mida ma ostan. See on siis vahepeal poole hinnaga alla hinnatud. Ja. Seda ei ole kõikides poodides, sest see on veekindel, bla bla bla. Ja kui see on soodukaga, siis see käib korra mingi iga 8 või 9 nädalase tsükliga, kui ta on soodukaga. Mõnikord mul ei ole seda varus, sest tihti ma ostan neid mitu tükki. Ja Hans shoppab meil kogu aeg Amazonis. Kogu aeg. No tihti. Ja no mina, kui midagi tellid, siis tellid Amazonist, vaata. No seda küll jah, aga mina kogu aeg ei shoppa. Ei no kogu aeg mitte, jah. Ja siis Hans jälle tellis seal mingid, noh, mis ikka nad mehed tellivad, on ju, mingid LED-ribasid ja adapterid ja mingid träni, on ju. Ja siis... Vaat nii kaua on see träni, kui tal on vaja kuski... Hans, mul ei ole diivani juures telefonilaadijat. Noh, pole probleemi. Ma toon. Ja ei, väga vajalikud asjad, aga kus sa sinu kasti vaatad, siis on mingi... Brenda Naadini pets on ta. Igavad asjad, vaata, juhtmed, jah. Igal juhul. Ja siis ükskord oligi midagi, ma jälle rääkisin, ripsmeduš on ju, et sai otsa ja ma kogu aeg unustan osta ja me ei käi väga tihti poes, selles mõttes, kui me käime mingid shoppinguid asju tegemas, siis see on ka korra nädalas, kui sedagi tellime või ma ei tea. Ja listi ei pane, läheb meelest ja siis millalgi Hans tuli oma pakiga, tõi mulle ripsmeduši. Noh, võt see on, ja asi ei ole selles asjas, asi on selles mõttes, et sa kuulsid, sa panid tähele, et mul on seda vaja, siis on mingi, kuule sooduka koli ma tellisin, vaata, mitu tükki on ja see ripsmeduš on lihtsalt nagu mingisugune näide. Yeah. Et sellised asjad on väga toredad kingitused, ma lihtsalt tõin nagu mingid telefonid ja rattad ja need lihtsalt nii kuidagi näiteks, need tulid mulle enne meelde. Aga mina olen alati öelnud, et pigem minu jaoks on see kvaliteetaeg olulisem, et kui keegi on tahtnud mind üllatada või mis iganes, et siis see on nagu, ma ei tea, viimid piknikule, teeme mingi toreda teidi õhtu kodus, paned küünlad kuskile, räägime juttu, sööme viinamarju, joome veini, et nagu mulle meeldib mingi siuke värk rohkem või lähme kuskile järve äärde, joonistame seal, teeme mingid siukest asju. Et minu jaoks need on palju suurema väärtusega kui siis mõni materiaalne asi. Ehk siis ma tahan seda siia ette tuua, et nagu seda enam on ikkagi see olukord seal väga nõme. Et ta emale selle kleidi ostis ja talle selle 50 taalase Sephora kinkikaardi kinkis. Et asi ei ole rahas ja nendes materiaalsetes asjades, vaid see on nagu nõme. Ja veel, ja see on ka nagu kahju, et keegi nagu siis ei pannud isegi tähele, et tal nagu vist halb tuju oli ja. Jah. Nii et jah. No nii. Ja nagu kuule, mis mõttes ei pannud tähele? See mees pidi teadma, et tal oli halb tuju, kui ta ema astus selle kleidiga sisse. Nii. Uuendus nüüd siis. Lõpuks võtsin julguse kokku ja küsisin temalt otse kõige kohta. Tema vastuse lühiversioon oli see, et tema arvates vajan ma natukene maa peale toomist. Sest ma muutusin tema meelest liiga elevile millegi nii tühise pärast nagu kleit. Ta arvas, et oleks lõbus näha mu reaktsiooni kõigele sellele. Tema ema ei teadnud sellest midagi ja arvas lihtsalt, et poeg teeb talle kingituse. Ma olen nii ärritunud ja haiget saanud, et ma helistasin oma emale, et ta mulle järele tuleks. Ja jään mõneks päevaks tema juurde, kuni mõtlen järgmised sammud läbi, aga ma ei lähe tema juurde tagasi. No siin on norm manipulaator, siin ma sain oma vastuse. Et see on väga hea, et tagasi ei lähe. Jah, aga siin on üks uuendus veel. Okei. Aga mul juba piisas sellest, et nagu, kui sa mingit siukest õppetundi teed, siis mis õpetaja sa siin oled? Ja, nii et teine uuendus on siis kõigepealt tahan öelda aitäh ja väljendada oma tänu kõigile, kes on mind toetanud. Teie lahked sõnad tähendavad mulle praegu väga palju ja vabandan, et ei suuda igale kommentaarile või sõnumile vastata.
teadke lihtsalt, et loen neid ja olen tänulik. Mina ja Sein oleme lõplikult läbi. Ta helistab mulle pidevalt, aga ma ei vasta ja pole midagi, mida ta saaks öelda või teha, et seda muuta. Olen aru saanud ja võtnud seda kui märki tema loomusest, mida ta oli siiani hästi varjanud. Ja veel, keegi Threadsis on mu postituse sõna-sõnalt kopeerinud ja teeskleb, et see juhtus temaga. Ma ei saa bla bla. No, keegi kopeeris veel tema lugu, jah. Ja siin on, keegi kopeeris tema lugu Threadsi ja siis nagu ütles, et mul nii kurb, et kas keegi saaks raha saata, et ma saaks selle kleidi osta, nii et keegi üritab tema looga siis skämmida inimesi põhimõtteliselt. Nii et jah, siuke. Kes üldse küsi? Siuke pööre veel. Ma olen nii kurb, saatke raha mulle, et see kleit osta. No te ei tea. Aga ma arvan, et sa ei taha kunagi enam seda kleiti. Tubli tüdruk, siukeste meestega ei ole midagi muud teha. Ja see oli nagu kõige suurem punane lipp lõppu, et nagu ma tulen õppetundi andma niimoodi. Mina olen õpetaja. Mina olen manipulaator, full manipulaator, nartsissist, kõik asjad, võib-olla. Ma ei tea tegelikult, kas nartsissist oli, aga manipulaator igal juhul. Just, nii et aga teeme ühe loo veel siia lõppu, enne kui lõpetame. Kas ma reageerin üle, et küsisin oma mehelt, miks meil on täna kõik mingid suhteteemad valisid? No enamjaolt inimesed räägivad suhteteemadel seal on väga vähe on lugusid, kus ei ole suhteteemadel. Kas ma reageerin üle, et küsisin oma mehelt, miks ta andis mu lõpetamisel mu koha oma emale? Mingi ema teema nüüd ma saan aru jälle, jah? Jah, seal on ema teemad meil. Mu koha oma emale, okei. Minu mees 33-aastane ja mina 31-aastane. Tülitseme harva, aga see ajab mind vaikselt keema. Lõpetasin eelmisel nädalavahetusel magistriõppe, töötasin täiskohaga, kasvatasin meie tütart 2 aastast ja käisin 2 aastat õhtuti loengutes, et siia jõuda. Iga lõpetaja sai 3 külalispiletit. Andsin omad oma mehele, emale ja õele. Kõik hästi. Aha, 3 kohta, ema, õde, mees kutsus kohale, andis piletid neile. Lõpetamise päeval kõnnin saali sisse, müts poolenisti peas libisemas ja mu mees viipab mind enda juurde. Tema ema kõrval. Arvasin, et ta sai kuskilt lisapileti, võib-olla mõnelt teiselt lõpetajalt. Ei. Hiljem kirjutab mu õde, kus sa istud? Vastasin, kas sa polegi sees? Ja tema, ma ei saanud sisse, mul pole piletit. Selgus, et mees andis mu õe põleti oma emale, ilma et mulle midagi ütleks. Tema põhjendus, su ema ja õde oleks niikuinii mõlemad nutnud. Ja minu ema pole sind kunagi lõpetamas näinud. What? Su ema ja õde oleks niikuinii mõlemad nutnud ja mu ema pole sind kunagi lõpetamas näinud. Ütlesin talle, et see oli lugupidamatu ja tema ütles mulle, et ma olen liiga tundlik ja teen ühest istmekohast suure draama. Lahkusin õhtusöögilt varem ja pole temaga eriti rääkinud. Tema arvates olen ma külm mingi logistilise pisi asja pärast, aga mina tunnen end haavatuna ja täiesti ootamatult kõrvale jäetuna. Kas ma reageerin üle? Ei reageeri. Nad oleksid niikuinii nutnud ja minu ema ei ole sind kunagi lõpetamas näinud. Vaat see on lause. Jaa. Vaat see on lause. Kus. Nii et ma eeldan siis, et ta küll ütles, et ta andis piletid, aga ma eeldan, et ta siis ütles emale ja oma õele ja oma mehele, aga mehe kätte siis said piletid. Ilmselgelt on ju. Mina olen seal kuskil laval või jah, sa pead andma neile. Nad jõuavad kohale, nad piletid. Nii et ta pidi, ja see ei ole ka, lõpetamised võivad olla siuke asi, kuhu inimesed tulevad ka kohale, niisama võib olla. Aga ei, ma ei saa nagu kuskilt otsast aru. Ma üritan nagu mingit loogikat leida. Ma ei saa nagu sellest aru, et mis see nagu huvi on, et see ema hullult peab sinna minema. No aga ta ei ole teda kunagi lõpetamas näinud. Et mis siis, et siis õde ja et õde on vähem täht nagu õde ja ema on näinud, ma ei tea, keskkooli lõpp või põhikooli väga lõppu. Tore, nad pididki sinna nutma äkki tulema. Jah, just, et nagu
nagu miks? ja mina sellest ka, see, kui nagu mees ütleb juba sulle, et sa oled liiga emotsionaalne ja liiga tundlik, sa oled liiga tundlik. See on nii vale, nagu selles mõttes, et no ükskõik kes kellel, eks jah, ole. ma mõtlengi üleüldiselt seda, et see on nagu jälle selline, et mis ma ütlengi, et lõppkokkuvõttes meie arutleme siin, mis meie arvates, kuidas keegi reageerib, aga nagu mingi reageering oli ka, kus nagu üks tüdruk solvus minu meelest üli nagu mõttetu asja pärast, aga samas ma saan nagu sellest aru, et see on tema jaoks, ta võis ikkagi solvuda, sest see oli tema jaoks oluline asi, et see on see sama, et me praegu meie probleemid, mis meil on ju kõigil elus, mis iganes kellegil on, kui me kerime nüüd mingis 10 aastat, 15 aastat, mina ei tea, millal viimati keegi koolis käis, on ju, kerime tagasi ja siis sa muretsid, issand, homme on vene keele kontrolltöö, on ju, mis me just rääkisime siin üks päev sellest. Ja see oli maailma kõige hullem asi, kas ma teen selle ära, appi see vene keele mingi, nüüd on nii nõme, on ju. Ja kui sa praegu mõtled sellele probleemile, siis see on nagu mingi, mis probleem see veel oli, on ju. Aga niimoodi lihtsalt järjest aastate jooksul sinu sellise, aga tol hetkel see oli suur probleem ja ma ei saa öelda, et ma siis ei tohtinud muretseda, sest see oli mõttetu probleem. Ei olnud, see oli väga päevakohane probleem tol hetkel. Ehk siis sama on tegelikult nende reageeringute asjadega. Aga see, kui mingi mees ütleb oma naisele, eriti sellises situatsioonis, aga ka üleüldiselt, et sa oled liiga tundlik, sa reageerid üle, mingi bla bla, rääkige oma vahel või nagu see ei ole okei, nagu ma võin, need on minu tunded ja ma jagan sinuga neid. Ma ei saa nagu... Seda ei saaks kunagi üheski situatsioonis nagu pigem... Sa ei saa öelda mulle, et ma tunnen liiga palju, need on minu tunded, mis ma tegema pean siis? Just, et pigem õige küsimus ongi see, et miks sa siin sellises olukorras tunned? Niimoodi tunned, jah. Et kas... et väga palju on situatsioone, kus näiteks see teine osa, et siin olukorras ilmselgelt see mees käitus valesti, aga võib olla mingisugune olukord, ma ei tea, näiteks kui me võtame sina ja mina, kus mina teen midagi, mis näiteks me mõlemad nagu pärast saame aru, et mina ei tee midagi valesti, aga võib-olla sina tunnedki solvununa või väljajäetuna hoopis mingisuguse, ma ei tea, lapsepõlve, mingi eelnev asi üldse tekitab sus neid emotsioone ja need emotsioonid tekivad ja see ei tähenda, et sa nüüd ei tohi tunda neid tundeid. Küsimus on miks ja kuidas sellest üle saada. Et kas ma tegin midagi ja ongi lõppkokkuvõttes meil kõigil on erinevad mingisugused väärtushinnangud, erinevad prioriteedid, asjad, mis on tähtsad, mis ei ole tähtsad, on ju, et ja lõppkokkuvõttes, kui sa oled suhtes, siis sa pead jõudma kompromissini ja ühe jaoks on mingid asjad tähtsamad, teised asjad mitte nii tähtsad. See ongi see, et sa tunned oma kaaslast, on ju. Et jah, mina arvan, et see on nagu, ja mina ise ka võib-olla 5 aastat tagasi ei oleks osanud seda miks küsimust küsida. Et see on asi, mis on kuidagi, ma ei tea, meil siis, ma ei tea, välja kujunenud või... Me oleme selle korral, me oleme ikkagi nagu tööd teinud ei, absoluutselt, selles mõttes. Jah, aga et ma ei oskagi nagu öelda ühte konkreetset hetke või kust see nagu tulnud on. Aga ma arvan, et see on nagu mega tähtis. Ja teine asi, mis ei ole üldse jällegi selle looga seotud, mis minu jaoks nagu kuidagi avas silmad, on see, et kui sa vabandad kellegi eest, et siis sa peaksid ütlema, mille eest sa vabandad. Et kui näiteks ongi, et kui inimene läheb endast välja, et sa ei ütleks vabandust selle pärast, et lihtsalt, et ta ei oleks endast väljas enam. Endast väljas, jah. Et ta rahuneks maha. Et ta ei nudaks enam. Et sa ütled vabandus, ja alati sa ei peagi ütlema vabandust inimesele, kes on endast väljas, võimalik, et sa ei teinud mitte midagi valesti. Aga kui sa ütled vabandust, et siis sa ütled reaalselt, mille eest sa vabandust ütled. Jah, et ma sain aru, et ma ei oleks pidanud niimoodi tegema. Ja meil on olnud ka selliseid vestlusi, kus ma ütlen, et ma vabandan, et ma nii tegin või ütlesin ja siis sa ütled mulle näiteks, et see ei olnud üldse see probleem siin situatsioonis. Et see ongi jälle... see, et me juba saame valesti või et me mõlemad saame olukorrast täiesti erinevalt aru. Me mõistame olukordi täiesti erinevalt, eks ole. Et sina arvad, et oli selline probleem, aga minul on üldse mingi 4-5 probleem. Just on, jah. Nagu kas või see kleidi näide, vaata, mis oli. Et üks arvab, et ta lihtsalt tegi mingit
noh, ma ei tea, mis nali see oli, aga nagu noh, ma ei tea, ta arvab, et võib-olla see, et sulle ei ostnud kleiti, aga asi oli üldse või et sulle on siin vähem raha nüüd on ja asi oli selles, et sa oma emale selle kleidi ostsid. Just. Nii et see oli lihtsalt, ma ei tea, kuidagi selle looga kuidagi tulid siuksed mõtted korra, et jah, ma arvan ka, et just see, et nagu seal, mis täna mingi läbiv teema meil on, et nagu seal õhtusöögil oli, kus see IT-mees läks ära, et öeldi, et sina ei ole see õige mees, et jällegi see, kuidas see kaaslane reageerib, on nagu nii vale kuidagi. Et samamoodi siin see mees, et sa oled lihtsalt emotsionaalne, ja et seal enne oli siis, et see piinlik olukord. Nii et võt hoopis siuke mõte tekkis mul, et kuigi ma tean, et formaat on see, et kas inimene reageeris üle, et just see, ma ei tea, tahtsin rääkida nendest. Jaa, muidugi. Kuidas seda lahendada seda situatsiooni. Head seosed siia. Sest isegi kui me üritame teha kõik elus perfektselt, siis tekib olukord, kus mina vihastan sind välja ja sina vihastad võib-olla mind välja. Et need olukord lihtsalt tekivad elus. Et tähtis on, minu arust on nagu isegi see, et me ei saa kõike ära hoida. Et tähtis on see, kuidas me neid probleeme lahendame ja kuidas me suhtleme oma vahel. Jah, suhtlus. Aga nagu, ja see ongi tulema kogu aeg selle juurde tagasi, et me kõik, isegi kui me tunneme üksteist läbi ja lõhki oleme, ma ei tea, aastaid koos reisinud, elanud, mida iganes, siis lõpuni välja meie kõigi aju töötab erinevalt, meil on sõnadel erinev tähendus, kuigi me kasutame seda sama sõna, eks me mõistame ju olukordi erinevalt, vastavalt siis nendele samade traumadele asjade, mis sa rääkisid. Ehk siis nagu see sama, et me saame olukorrast erinevalt aru ja sellepärast on see suhtlus, ehk siis sellepärast on ka see nii vale, et sa ei saa, ükski inimene ei saa nagu, mõni inimene võib olla natuke emotsionaalsem ja see on fine, ja mingid siuksed asjad või ongi, et minu arvates ma ei tea, et ma ei teadnud, et see näiteks sulle nii oluline on. Et minu arvates sa kuidagi reageerisid üle või mis iganes versus sa oled nii tundliks mingi mõttetu logistilise pisiasja pärast. Sa jätsid mu õe ukse taha nagu. Ja, just. Kus otsast saate? Ei no see on mõttes jah, et tont oli ta niikuinii. Jah, et ongi, et selline, et lõppkokkuvõttes keegi ei saa öelda, et nagu need on emotsioonid, mida me tunneme ja pigem kui sa arvad, et keegi nagu on ülitundlik või liiga tundlik või ma ei tea, reageerib üle, siis ongi see, et sa lähed ja üritad nagu aidata siis sellega, et kuule, aga mis sa arvad, kuidas, mismoodi, bla, bla, versus sa lähed, ütled sellele inimesele mõttetu asi, mille pärast sa siin, ma ei tea, reageerid üle, vaat, et nagu üldse sellised inimesed või nagu mehed, kes selliseid asju naistel ütlevad, nagu kuhu see viib su lõpuks, vaata? Mitte kuhugi. Aga? Nii et võt. Sellised lood, nii et rääkige, arutage, andke meile teada, mis teie arvasite nendest loodust. Äkki te üldse, nagu me just rääkisime, kõik me näeme neid situatsioone erinevalt, võib-olla ei filmi. Noh, me just avastasime, et vist ei filminud. Nii et eks ole näha, kas te üldse kunagi kuulete seda, aga situatsioonid on, nagu nad on. Nagu ka see situatsioon. Ei pannud filmima vist. Aga mulle tundub, et me filmisime, aga ma ei tea, mis siis toimus. Nii et võt, selline episood täna. Nagu alati Instagramis näete meie igapäevategevusi Miks mitte Austraalia kontol. Kui on soovi veel rohkem Miks mitte podcasti kuulata, siis selle jaoks boonus sisu nii Patreonis kui ka Spotify's ja meie vlogid ja muud toredad videod YouTube'is Miks mitte kanalil. Nii et suur aitäh, et kuulasite. Näeme juba järgmisel nädalal. Tšauki, tšau. Tšau.